Hello, hello. Tere tulemast järjekordsele kohvipausile. Mina olen Õnnela Seinamets. See siin on Eesti virtuaalsed assistendid Facebooki grupp, kus kohtuvad virtuaalsed assistendid, virtuaalset teenust pakkuvad ettevõtjad, kohtuvad ettevõtjad, kes soovivad endale abilist leida, nii et ole siin grupis aktiivne. Ja tänane teema, kuidas sina end näed? Tekkis tegelikult mul nädalavahetusel. Mul väga paljud teemad tulevad kuidagi mingitest sündmustest, tähelepanekutest üsna vahetult enne esmaspäeva. Nii juhtus ka selle teemaga. Ja just täpsemalt siis sellest, et kuidas meie enda töid või tegemisi näeme. Me teame seda, kuidas me teiste tegemisi näeme, aga kuidas me iseenda tegemisi näeme. Me õpime, me kasvame oma töös edasi, me proovime erinevaid tööriistu, me pakume klientidele järjest keerulisemaid ülesandeid. Ja tegelikult me isegi võib-olla saame aru, et me ei ole enam päriselt seal, kus me alustasime. Ehk et me oleme edasi liikunud. Aga kui keegi tuleb ja küsib, et millega sa tegeled, siis mismoodi sa vastad? Mismoodi sa päriselt tegelikult sellele inimesele vastad? Ma olen täiesti veendunud, et samamoodi nagu mina teen seda aeg-ajalt, hästi tagasihoidlikult ja selliselt lühidalt, et ei ole midagi vahepeal muutunud, teen siin tavapäraseid assisteerivaid ülesandeid. Aga samas, kui sa vaatad tagasi, ma arvan isegi võib-olla kuu lõikes juba, kui sa vaatad tagasi, siis on mingeid muudatusi ju ilmselt toimunud. Ja kui sina praegu tunned, et sa teed täpselt seda sama, et sa teed neid asju täna, mille peale sa aasta tagasi või isegi paar kuud tagasi ei osanud mõelda. Sa paned paika võib-olla süsteeme, ehitad töövoogusid, seadistad automaatikaid ja üha rohkem mõtled kliendi tööprotsessidele kaasa. Ehk et sa lood päriselt lahendusi, mis võtavad seda käsitööd vähemaks ja kogu see kliendi töö muutub sujuvamaks. Aga nimetad sa ikkagi ennast assistendiks. Anna kommentaarides märku, kas see tundub sulle tuttav lugu olema? Kas sa teed seda? Ja mina iseenesest arvan, et siin ei ole isegi tegemist oskustega, et mul on mingid oskused, vaid hoopis sellest, et kuidas mina ise enda tööd kõrvalt näen ja kuidas ma oma teenuseid kirjeldan. Meil on hästi lihtne sinna vanasse rolli kinni jääda. Me teeme kodulehed valmis, teeme postitused valmis ja me ei hakka neid muutma. Okei, sotsiaalmeedia postitusi muudame tihemini, aga just kui sul on mingisugune maandumisleht, portfoolio, koduleht, siis see kajastab ikkagi seda, millisena sa olid alustajana. Ehk siis see on kõik tuttav ja turvaline ja sa ei tahagi nagu minna seda muutma. Ja loomulikult, kes ei jaksab pikalt selgitada, millega ma tegelen. Et kui ma ütlen assistent, siis see peaks ju kõigile selge olema, millega ma tegelen ja inimesed võiksid sellest aru saada. Või vähemalt sa alguses arvad nii, et võiks aru saada. Minu kogemus ütleb, et tegelikult ei saada aru, mida tähendab assistent ja mida assistent teeb. Ehk tegelikkuses, kui sa oled hoidnud juba kliendil tunde nädalas kokku tänu sellele, et sa lood automaatikat või sa oled loonud AI lahendused, mis aitab võib-olla kliendi teeninduses kiiremini vastata, võib-olla aitab sisu luua ja sa oled ühendanud, pannud tööle omavahel erinevaid automaatikaid, siis see ei ole enam ainult kõrvalabi. Sest see muudab ikkagi oluliselt seda, kuidas sinu kliendi tööpäev kulgeb. Aga millegipärast jätkuvalt ei räägi sellest, kuhu me oleme arenenud. Võib-olla sa mõtled, et no ma ei tea, see pole ju mitte midagi. Ja võib-olla ma hoopis uhkustan, kui ma kõigest sellest räägin. Ja äkki ma polegi piisavalt hea üldse. Parem on, kui keegi ei tea, mida ma teen. Ma vaikselt seal tagatoas paari kliendile teen neid asju, aga päris avalikult ei julge veel rääkida, sest mine tea.
äkki ma ikkagi ei ole nii hea. ja mis siis juhtub, kui keegi küsib mingi küsimuse ja ma ei oskagi sellele vastata? ma usun, et ma ei ole ainuke, kellel need mõtted aeg-ajalt peast läbi käivad, et teid on teisigi. ja see ongi see koht, mis tegelikult võib-olla saab takistuseks, et me räägime enda tööst, tegemistest palju väiksemalt, kui nende sisu tegelikult on. mõtle mõne oma teenuse peale täna ja vaata, mida kajastavad sinu postitused, kodulehed. Kas seal on päriselt kõik kirjas? Just need keerulisemad asjad, milleni sa oled täna juba arenenud. Ja siin ongi tegelikult see, et sinu töö ja teenused on edasi liikunud, aga seesama sõnum seal kuskil kodulehes, sinu postitustes, sinu uudiskirjades ei ole veel järele jõudnud. Ehk et mõtle selle peale, kas sa ikka teed ainult assisteerimist. Ning ma tahangi seda sellepärast teile jagada, et te vaataksite, mis on teie töös muutunud. Ja kui sina ise kirjeldad oma teenust pisemana, kui see on, siis näeb ka klient seda pisemana. Ta ei näe seda väärtust võib-olla nii hästi ja sa pead rohkem vaeva nägema. Näiteks, et kui ma kirjutan oma kodulehele kuskile postitusse, et ma aitan ettevõtjat teema igapäevaste ülesannetega, mis iseenesest ju ei ole vale, aga ma arvan, et selline üldine lause ei näita sinu tegelikku võimekust. Sest kujuta ette, kui sa seadistad kliendile süsteemid, kus veebilehelt tulnud päring liigub automaatselt õigesse tabelisse, siis luuakse võib-olla e-kirjad, siis kontaktid liiguvad õigetesse kohtadesse. Ehk et väheneb see, et mõni meil jääks 2 silma vahele, mõni kontakt jääks 2 silma vahele. Siis see on ju see asi, mis aitab, või see on see lahendus, mis aitab kliendil hoida kokku nii aega ja tõstab tema väärtust tema enda klientide seas. Et kui sa nagu selliseid asju kirjeldad oluliselt rohkem oma postitustest, kodulehtedest, reelsidest, kus iganes, siis näevad sinu kliendid ka hoopis sind teises valdkonnas ja võib-olla kliendid, kes muidu arvasid, et nad sinu abi ei vaja, näevad, et oot, just sina oledki tegelikult see, kes võib neid aidata. Ehk siis sa saadki rääkida nendest süsteemidest ja automaatikatest, kui sa tegeled sellega. Ja see ei ole selles mõttes uhkustamine või noh, et enda push imine selles mõttes, et selles halvas mõttes, et ma olen nüüd egoist ja räägin, vaid see on ikkagi see, et sa tahad, et sinu kliendid saaksid paremini aru, mida sina teed, mille eest nad maksavad, kui sina neid aitad. Ja tegelikult sellisele sõnastusele on ka otsene mõju hinnale, sest kui sa räägid oma tööst, teenusest pisemalt, väiksemalt, kui need tegelikult on, siis klient ei saa aru, kui suurt kasu sa tegelikult lood. Ja sina ise tegelikult kipud ka iseenda panust alahinnama. Ning loomulikult ei julge sa teha ju ka hinnastamises muutuseid, sest sa justkui ei ole ju üldse edasi liikunud ega arenenud. Nii et vaata veel kord üle enda asjad, kuidas sul need asjad kirjas on, kus sa oled tulnud, kuhu sa oled jõudnud ja mõtlegi selle peale, mida sa täna teed. Vaata selle, kus sa alustasid, mida sa täna teed. Ja see ongi hästi oluline, sest me unustame selle töö sees ära selle, et märgata neid väikeseid asju, mida sa täna juba oma klientidele rohkem oled võimeline pakkuma. Ja ega kliendid ei maksa tegelikult ainult selle eest, et su üks ülesanne saab tehtud. Nemad tahavad maksta selle eest, et asjad liiguvad, töö oleks hästi tehtud, kõik on selge nende jaoks ja nii veider, kui see ka ei tundu, et ka aega jääks rohkem järele. Ehk siis süsteem peab toimima
klient soovib, et tema peas oleks rohkem ruumi looma uusi asju. mitte see, et tulekahjudega tegeleda ja sina saadki seda luua. nii et vaata oma vanad sõnastused üle, muuda need ära, vaata oma hinnad üle, räägi julgelt sellesse, kus sa oled olnud, mida sa oled vahepeal õppinud, mida sa praegu võib-olla õpid, too näiteid kõikidest nendest asjadest oma sotsiaalmeediakanalitele. ning siin kohe ongi hea üleskutse, et jälgi assistendikooli kanaleid, sest üsna pea on eriti just alustajatele tulemas midagi põnevat. et need, kes tahavad alustada, siis vaadake meie assistendikooli kanaleid ja teistele, kes juba tegutsevad, siis anna siia kommentaaridesse märku, mida sina täna oskad või teed, aga mida sa ei ole julenud võib-olla niimoodi avalikult välja tuua, ehk siis ei ole kajastanud oma postitustes, oma kodulehel, maandumislehel ei ole sellest rääkinud. ja siis, kui oled ära selle avaldanud, siis kindlasti mine tee see muudatus ka ära. nii et ärge alahinnake ennast, sest iga päev me õpime, lihtsalt räägime sellest kõigile, et õiged kliendid jõuaksid sinuni, et sina saaksid teha seda tööd, mida sa tahad teha, pakkuda neid teenuseid, mis su silma särama panevad. nii et minge vaadake oma asjad üle. Tšau!